Nii, lugupeetud kolleegid, ma hakkan hästi kaugelt nüüd peale, et märtsi alguses toimus Hiina Kommunistliku Partei kongress, kus oli põhiteemaks ka Hiina majandus. Ja samal ajal käis Riigikogu Tiibeti toetusrühm külas Dalai Lamal, kingiti salle ja käpikuid. Ja seal ütles Riigikogu Tiibeti toetusrühma esimees Juku-Kalle Raid, et kui me tahame ajada väärtuspõhist poliitikat, ei ole vaja tegemist teha Hiina, Venemaa, Iraani ja Põhja-Koreaga. Hiina majandusel läheb hästi, Euroopa rahaolud valitsused toetavad Hiina majandust ja ostavad miljonid päiksepaneele ja tuulikuid. Hiina elektriautod vallutavad Euroopa. Ega Tallingi saa sellest protsessist lihtsalt pealtvaatajaks jääda. Kui on vaja sõbralikult Hiinat aidata, ikka paneme õla alla. Ja teeme aga rohepööret, sorteerime oma olmejäätmeid, ikka nailonsokk ühte kasti, villane teise kasti, banaanikoor kolmandasse ja nii edasi. Kõlavad loosungid ja paatoslikud üleskutsed. Edasi seltsime, et meie võitluse lõppe enne, kui galaktika üle on saavutatud lõplik võit. Päästame maailma ja jätame lastele puhta ja kliimaneutraalse maailma. Just nii kõlavad loosungid. Aga tegelikkus on risti vastupidine. Juba mitmendat aastat hirmutavad eelkõige jalakäijad Hiinast toetud elektritõuksid. Hiljuti võtsime vastu otsuse lubada Hiina elektriautodel tasuta parkida. Ja Tallinnas on tõuksid circa 10 000 tükki. Kui me korrutame selle 25 kiloga, mis nad igaüks kaaluvad, siis meil on tõukside näol Tallinna linnas liikvel 250 tonni Hiina metalli, ilma CO2-ta, ilma keskkonna hinnanguteta. Ja nüüd tulevad siis mopeedid veel, 1000 tükki, 50 kilo, 50 tonni, kokku 300 tonni Hiina sodi Tallinna linna. Mis nad kestavad? 10-15 aastat. Kõik. Oma lastele me jätamegi sellise planeedi, et nemad hakkavad seda sodi kõik utiliseerima. Lisaks loomulikult päiksepaneelid, mida me näeme, et neid pannakse siin sadade tuhandetega ülesse. Linnapea väitis pressikonverentsil, et meil on mopeedidega tuleb suur probleem. Ja siis tekibki küsimus, et miks me toome linlaste probleemi väljapoolt sisse? Mida tavaline linlane nendest mopeedidest kasu saab? Mis läheb selle otsusega linnaelanikel paremaks? Maksumaksja raha eest rajamine, taristud, kohad, kus on nii nimetatud mopeedi ja tõukside parkimiskohad rajatud, on seda tehtud kohalike elanike niigi kitsaste parkimiskohtade arvelt. Ühiskonnas on kokku lepitud reeglid, kaasa arvatud liiklusseadus, mida peavad kõik täitma, kes kõik liiklus osalevad. Kui Tallinna tänane linnavalitsus on valmis lubama linnarahvast hirmutama liiklusvahendid ja nende süüdimatud rentijad ilma reegliteta, liberaalne demokraatia või anarhia. See on sotsiaalprojekt ja kahjuks ei saa abilinnapea sellest aru, et ühes Euroopa linnas nii ei majandata. Astub kabinetti Läti poiss, võib-olla oli riisapalsam kaasas, võib-olla hiinlaste maoviin. Ja abilinnapea on müüdud, kõik mida küsite saate, ainult pange väike kleps lenksule, et kõnnida sõita ei tohi. Muud nõudmise linnal ei ole. Tallinn on Tivoli ja kõik atraktsioonid on siia teretulnud. Abilinnapea lubab lisa, ootame põnevusega, mille karmatöid kätte saab. Tänan.